võib teha suveküüned, et nagu mul üldse ei meeldi kõik kliendid, kes mingi aastaaegade järgi valima. Midagi sellist ma olen ikka mega pikalt oodanud ju Volumilt. Minu uus lemmik trenniriidesett on vist sellest kollektsioonist. Tere hommikust, teate, täna on millegipärast üks nendest hommikutest, kus ma lükkasin oma äratust edasi kogu aeg ja see on alati viga. Las ma selgitan teile miks, sest et sa tahad, et keegi mängiks sinuga, noh. See vana naam siin all, kes meil elab, ta on raudselt õnnelik praegu, aga as I was saying, kui ma lükkan oma äratuskella edasi ja magan ja siis ärkan ja magan ja siis ärkan, siis see lõpeb kõik sellega, et ma ärkan täiesti väsinuna ja sihukese tundega, nagu ma poleks üldse maganudki. Ja see ei ole tore, sest et ma tunnen, et iga viimne, kui energiatilk on minust välja lõnd. Aga teate üllatavalt kusjuures. Selleks nädalavahetuseks mul ei olnud tegelikult plaane ja kuidagi 24 tunni jooksul on mul tekkinud täna plaanid või ilmselt need tegelikult olid juba varem, sest ma unustasin vahepeal ära, et ma need endale siin planeerisin. Ma lähen Jashuga brunchile ja ilmselt paljud teist ei tea, kes on Jashu, ta on Jasmin ja ta on üks mu kõige vanimatest sõpradest, kui ma nii võin öelda. Ja me tegelikult plaanisime selle brunchi juba nädal ette, aga mul on siuke väga halb komme, et ma vahepeal ei kirjuta asju üles ja mu sõbrannad juba teavad seda õnneks ja mul on väga hea meel, et nad seda minu vastu ei hoia. Nii et Jashu tuletas mulle eile meelde, et meil on brunch, thank God, ja ilmselt nüüd kuskil 2 tunni pärast ma lähengi tema juurde, mis tähendab seda, et ma olen veits kahe vahel, kas praegu süüa või mitte süüa. Aga me pidime Tainiga kohvi jooma, nii et ilmselt seda me teeme. Ja mul on teile tegelikult näidata paari lahedat asja, enne kui me võiks maha vist istuda ja rääkida. Aga esiteks, mul on tulnud 2 pakki ja ütleme nii, et mõlemad on väga palju elevust tekitavad. Ma olen nagu uhke ema oma lapsega praegu, demonstreerin seda praegu. Aga mina tegin selle kimpukese, et teate ausalt öeldes kaameras see isegi ei tundu nii ilus, kui see tegelikult on. Aga nimelt mulle tuli lillepakk ja kui sa mõtled, et see tuli kimbuna, siis see ei tulnud kimbuna, vaid mulle tuli individuaalsed lilled, mis ma sain ise sättida lillekimpu. Väga uuenduslik lähenemine lille seadmisele, ma ütleks, ja nad tulid uinunud seisundis. Ma pean seal maha panema, et te näeksite päriselt ka, mis siin nagu toimub. Kes seal on? Mine vaata, kus ta on? Mine vaata. Kunagi mulle mingil üritusel õpetati, kuidas lilli tuleb seada kimpu ja ausalt öeldes see kord ma ei saanud mitte midagi aru, mul ei tulnud see välja ja siis see naine lõpuks aitas mul kimpu panna asju, aga need, ma ütleks, et ma sain päris hästi seatud ja mul ei ole aimu ka, mis lilled siin kõik on. Need tunduvad suht sellised metsikud lilled, veitsukes suvised, aga juba liiguvad sügise poole. Ma ei ole uhke, mis siin toimub, sest et ma ei tea, mis siin toimub, aga need, esimese korra kohta ise väga rahul, ma ütleks. Ma panen nad lauale tagasi, sest et ilmselgelt ma jätsin ka karbi alles, kust need sees tulid ja selline packaging sellel oli ja kui ma ei eksi, siis see ettevõte või see haru sellel ettevõttel või see idee on suht uudne ja minu arvust nad alles alustasid selle kõigega. Juba on väga lahe näha, kui inimesed võtavad seda, mida nad alustavad ülitõsiselt ja näevad juba pakendamisega väga vaeva ja siin ongi kirjutatud siis juhised
et kuidas need lilled on tulnud, kuidas neid seada, kui palju vett ja nii edasi. Kõik on väga lihtne, loogiline, ei ole midagi rasket, ei peagi minema välja, laskma kellelgi omale kimp valmis teha, vaid ma usun, et igaüks saab sellega nagu hakkama, kui sa järgid neid juhiseid. Juures see ei ole sponsoreeritud ja nad kirjutasid mulle Instasse, kas ma tahaksin proovida nende sellist uuemat teenust. See on subscription põhine teenus, mis tähendab seda, et sa võid valida endale kas kõige väiksema subscription boxi, mis on mingi 29 €, kui ma ei eksi, ma võin teile hinnad ka panna, kui äkki kedagi huvitab. Kuni vist mingi 50 € välja on need subscriptionid. Kui midagi nii ägedat tehakse, siis ma arvan, et sellest võiks rääkida ja see on lihtsalt tore asi ja lahe oleks toetada inimesi millegi uue ja põnevaga. Nii et kui sa oled huvitatud, siis ma panen teile descriptionisse selle kodulehe ka, sest et ma tean, et väga paljud on need inimesed, kes iganädalaselt endale värskeid lilli koju ostavad, mis see ongi ilmselt jah. Iseloomus kinni, et kas sulle meeldib selline asi või mitte, kas sa pead seda tähtsaks või mitte. Ja kui sulle meeldib selline idee, siis go check them out. Hei, ma editin praegu seda vlogi teie jaoks. Ja editimise käigus tuli mul ülihea mõte ja ilmselgelt ma pidin seda kohe realiseerima. Mul alati meeldib teile mingeid selliseid väikeseid üllatusi teha. Ja seekord on mul teile ka üllatus. Nimelt ühel teist on võimalik võita ka 4-nädalane lille subscription, mis tähendab seda, et iga nädal tuuakse sulle värsked lilled koju, et sa saaksid neid sättida, kuidas iganes ise tahad ja et sa saaksid koju natukene värskust tuua ja värskust luua. Ja jah, ühel teist on see võimalus. Nii et ülilihtne, otseselt sa midagi tegema ei pea. Välja arvatud seda, et sa pead olema subscribe itud minu kanalile. Ma usun, et sa oled juba, aga kui sa ei ole, siis subscribe'i ja jäta mulle kommentaaridesse. Mis puhkudel sa tavaliselt lilli ostad? Kas sa ostad tavaliselt sünnipäevadel või sa oled ka üks neist inimestest, kellele lihtsalt meeldib koju lilli osta või ainult tähtpäevad on päevad, kus lilli koju võtta? Jäta see mulle kommentaaridesse ja ma arvan, et ma annan teile nädal aega ja siis ma kommentaarides annan teada, kes on võitja. Meil on traditsioonid iga hommik nuusutada läbi kõik need samad postid, kõik need samad kõik mis püsti on põhimõtteliselt, mille peale koerad pissida saavad. See on Luna sotsiaalmeedia, millest on täiesti sõltunud. Jep, there's another one. Jah, ma võin Luna hoidja olla. Hästi ilusad värviküüned on sul, ma vaatasin enne juba tahtsin öelda. Ma ise tundsin ka, et suvi on läbi, aga tead ühe korra peab mingid crazy'd küüned tegema. Minu küünetehnik ütles, ma läksin talle nüüd selle jutuga, nüüd ma saan viimast korda suveküüned teha, ta oli nagu mingi iga kord võib teha suveküüned, et nagu mul üldse ei meeldi kõik kliendid, kes mingi aasta aegade järgi valivad, et iga kord võib teha, siis ma ei nagu okei, sorry vaata. Okei, me tegelikult juba päris tükk aega tagasi jõudsime Jasmini juurde ja nagu ma teile hommikul mainisin, siis me teeme koos brunchi ja kusjuures iga kord, kui ma käingi Jasmini juures, siis me alati küpsetame midagi. Okei, nii 99% aegadest me midagi küpsetame ja siis chillime niisama. Ja täna me siis teeme brunchi ja see ei ole minu retsept, nii et mul isegi ei ole mõtet näidata teile, kuidas me seda tegime, sest et ilmselt see võib olla täiesti vale. Aga idee poolest meie tänases brunchi menüüs on ahjupannkokk ja ta näeb ikka nagu üpris vesine välja. Ma isegi ei saa teile näidata, sest et see lihtsalt on nii vesine, kui vesines olla saab. Aga vaatame, mis sellest saab. Ja me natukene muutsime ka seda retsepti, nii et me põhimõtteliselt siis, mis ma seal muutsin, oli see, et ma tavalise jahu asemel kasutasin kaerajahu, sest me mõlemaid Jashuga eelistame kaerajahu ja me kasutasime suhkru asemel huksolit, mida ma pole mitte kunagi kasutanud, aga Jashul oli seda, nii et ma mõtlesin, et no why not? Kaerapiima ka, aga seda te juba teate, et ma tavaliselt piima ei tarbi, nii et selles mõttes kõik see välja arvestada on see retsept nagu 100% sama. Ja kui te küsite, mis on saanud minu sous-chefidest ja assistentidest, siis see on lõppenud sellega, et Kaisa ilmselgelt on teinud kogu töö ja need kaks lasevad siin luus langi. Ma juba oleksin palja käega võtnud sellest kuumast vormist kinni. See oleks üpris suur viga, ma arvan, olnud. Nii. Ja nüüd see keskele. Boom. Ja nüüd see läheb ahju. Võib-olla oleks pidanud olema suurem vorm, aga jah.
ja kui ma ei eksi, igaks juhuks kontrollime üle ka, siis see peab olema siin nüüd kuskil 12 minutit äkki. 12–18 minutit, päris suur vahe ma ütleks. Ma ütleks, et see näeb päris isväratav välja. Sest et miks pühapäeviti teha täiesti tavalisi pannkooke, kui sa saad teha ahju pannkooke ja sa ei pea kogu aeg passima panni juures, et need ära ei kõrbeks, vaid sa paned lihtsalt selle ahjuvormi ja sa saad pannkooki. Ma ütleks, et see on päris hea alternatiiv, kui see muidugi nüüd välja ka tuleks. Ma panen lingi ka teile alla. Minu kamraadid tulid. Luna käppa. No tubli tüdruk. Tubli, snäkki ei saa, sorry. Anna andeks. Sorry ma. Ei saa snäkki. Selline see ahju pannkook meil välja näebki ja ma ütleks 100% kindlalt, et see näeb välja nagu soufflee. Ja see käitub ka nagu soufflee sellepärast, et praegu ta on veits siuke nagu puffed veel, niivõrd kuivõrd, aga mingi hetk ta võib täiesti lamedaks. Meie lõpp-produkt ja kaerajahu toimis väga hästi. Me jõudsime koju Lunaga ja terve aja, kui ma olin Jasmini juures, siis mul oli kuskil siin kukla taga see teadmine, et mulle jõudis Luminescence'i uus kollektsioon ja ma pole seda ikka avanud, sest et iga kord ma tahan teiega jagada enda esmareaktsioone, aga ma tean juba, ma olen jube halb esmareaktsioonide inimene, sest et ma olen lihtsalt kõige tuimem tükk, keda te üldse vist kohtate ilmselt. Ma kunagi ei jõua selleni, et ma teiega siin koos paki avan, sest et minu excitement on tavaliselt liiga suur, et oodata nii kaua. Aga nüüd see marineerib mul siin mingi, ma julgen öelda 3-4 päeva. Ja et hoida end tagasi, et mitte avada seda pakki on olnud suht raske, aga siin ma olen ja me teeme selle koos lahti. Midagi sellist ma olen ikka mega pikalt oodanud juba Lumilt. What? Luminescence, what? Selline hästi või pehme, selline mõnus materjal ja väga paks. Ja ma tunnen ka, et see on väga toetav, aga ma pole veel seda selga panna ja ma ei saa mitte midagi kindlalt öelda, aga kui ma niimoodi katsun seda, siis ma tunnen, et see on üks nendest sportrinnahoidjatest, mida sa saad kanda kardiot tehes. Ja kui ma teile siin näitan lähemalt, siis te näete ka, et siin on täiega äge detail peal. See on, ma isegi ei tea, kuidas seda nimetada, veidi nagu siuke leopardi moodi, aga pigem selline nagu väga tagasihoidlik, veits peegeldab nagu vastu. Kui sa niimoodi kaugelt vaatad, sa isegi ei näe, et siin peal midagi on, aga mul on üli hea meel, et kaamerast on täiega näha, et siin on sellised nagu hele mustad, veits läikivad laigukesed peal. Minu arust see on sportrinnahoidjate puhul väga tore, kui tagumine pool on ka naiselik, sest et väga tihti need lõiked on pigem lihtsad, aga selle sportrinnahoidja juures mulle megalt meeldib, et ka taga on midagi vaadata. Oh my god, palun öelge, et nendel on retuusid ka. Ma olen pandud olukorda, kus ma pean tunnistama, et minu uus lemmik trenniriidesett on vist sellest kollektsioonist. Ma ütleks, et Cheetah on mu all-time favorite set olnud, aga mul on tunne, et see tüdruk peab kõrvale astuma, sest et there's a new kid on the block. Pantheri leggingsid, täpselt seesama lõige, nagu sa näed, siis taga on jällegi seesama detail, mis toob teie kõigi pepud esile. Ma arvan, et squattimispäeval on need sinu go-to retuusid. Ja see detail kaameras sa näed nii hästi ära. Ma näen siit viewfinderist, et seda detaili on nii hästi näha. Aga kui sa kaugelt vaatad, siis sa ei näe otseselt seda detaili. See on nii tagasihoidlik, aga see annab nii palju juurde. Te olete väga paljudes mu vlogides näinud väga sarnast leggingsite paari, sest et nad tulid kunagi välja sellise tuhmroosa leopardi mustriga leggingsitega ja see on seesama muster, aga selline hallikas, roosakas, lillakas, ma isegi ei tea, kuidas seda värvi nimetada, aga pigem selline väga neutraalne sügisene vibe. Ja taga jällegi see õmblus siin, kui sul ei ole pepud, kui sul on pepu, see õmblus tekitab igaühele vägagi ilusa
peach'i taha, nagu ma ei tee nalja, see on üks mu lemmikdetaile üldse ka eelmise kollektsiooni puhul. 80% polüesteri, 20% spandex, see on üli siukene või pehme, sile, väga meeldiv nahavastas materjal. See on nagu veits siuke jõuluvana kott, sa ei tea, mis siit sees tuleb, aga sa tead, et see on hea. Matching ülemine osa siis cheetah retuusidele. Alumine osa on kroogitud kummi sisse, nii et ta on väga stretchy, aga ilmselt ta kuidagi siis komplimenteerib seda rinnapartiid. Ja samuti on siia lisatud ka selline paela detail, ehk siis sa saad selle siduda endal siia ümber, kuidas iganes sa ise soovid ilmselt. Ma näitan teile, kuidas mina seda, eks ju, kannaksin, aga ilmselt seda saab veel mingi 10 erinevat moodi kanda. Aga järgmine. Kas need on biker shorts? Oh my god, need ongi. Neid olen ma oodanud, ma ei tea kui kaua. Sest et kui sa oled biker shortsi chick, ma tean, et sumi on läbi, eks ju, aga kui sa oled see inimene, kes kannab biker shortse kogu aeg, siis sa tead, kui raske on leida tegelikult häid biker shortse, mis istuks ilusti, mis kuidagi ei tõmbaks sul imelikke volte välja, mis komplimenteerib su tagumikku ja mis ei lähe lotti või kuidagi ei veni välja. Ja eelmine kollektsioon tuli Luminescence välja esimeste biker shortsidega, mis olid siis snake mustriga. Aga nüüd see launch, teil on võimalus saada klassikalised mustad. Pigem sellised väga stretchid. Väga pehme materjal ja ei ole mingi mega paks materjal, aga see ei ole selline materjal, mis läbi kumaks, absoluutselt mitte. Väga siuke meeldiv, ma kujutan ette, kui palju ma suvel neid kannan juba. Ma arvan, et ma ei pea biker shortse enam mitu aastat endale soetama, sest et head mustad biker shortsid, sul on vaja ühte paari and that's it. Aga aitab küll sellest ahjetamisest ja ohetamisest. Ma arvan, et te saite aru, kui väga mulle need meeldivad. Ja lähme edasi oma päevaga. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Nagu ma ütlesin teile, siis mul polnud aimu ka, kuhu meie tänane päev meid viib. Ma reaalselt pean Luunat vahepeal vaatama. Aga me oleme see aasta väga palju käinud Leetse rannas Taniga. Ja minu arust on meie go-to rand, sest see on üks nendest randadest, mis lihtsalt on nii ilus. Me otsustasime võtame oma pokebowlid kaasa ja tuleme siia õhtus sööma. Ja Luuna pole ka saanud terve päev välja. Me oleme käinud ju kogu aeg korterist korterisse. Nii et tasub ka natukene lõbutseda ja me saame temaga ringi joosta. See on minu kausse. Ma unustasin öelda, et ma ei taha mangot, aga no siis on mangoga, mis seal ikka. Ja Tann võttis tuunikalakausi. Ja Luntšik üritab üles saada. Nelikvedu. Ma ei ole päris oma vloginud ilmselgelt, sest et pühapäeva õhtul ma unustasin täiesti ära. Et vlogimise juurde käib see, et sa võtad vahepeal enda kaamera välja ja räägid sellega, ehk siis teiega. Ja mis päev siis täna on teisipäev ja mul tuli meelde, et kõige tähtsamaid asju me ei rääkinudki teiega või ma ei saanud maha istuda korraks, et teiega arutada üldse, mis praegu toimunud on ja nii edasi. Nii et seni, kuni ma teen kõige rahustavamat tegevust maailmas, ehk siis pesuvoltimist, ma mõtlesin, et võiks natukene jutustada. Ja täpsemalt siis sellest, et mis üldse toimunud on. Võib-olla mõned teist on tähele pannud, et ma ei ole olnud sotsiaalmeedias nii aktiivne, kui ma tavaliselt olen. Mitte, et ma mingi mega aktiivne sisulooja oleksin, aga ma olen olnud kõvasti vähem aktiivsem kui muidu. Ja selle põhjuseks on see, et peale karantiini lõppu mul oli täiega see tunne, et mul on vaja elus midagi uut. Mul on vaja midagi täiesti teistsugust. Sest et millegipärast ma olin täiesti sellises nagu augus, ma ei teadnud, mida teha, mul ei olnud üldse inspiratsiooni ei YouTube jaoks, sotsiaalmeedia jaoks, mitte millegi jaoks, mul lihtsalt
ma olin sellises kohas, kus ma tundsin, et ma ei oska midagi, ma ei saa millegagi hakkama ja mul lihtsalt ei tulnud mitte ühtegi head originaalset ideed ja see tegi mind väga õnnetuks, ütleme niimoodi. Järsku tuli selline võimalus, et ma sain sellisesse modelliagentuuri nagu Icon praktikakoha ja ilma mõtlemata ma võtsin selle vastu, sest et ma olen nii kaua selle modelliagentuuri tegevusi sotsiaalmeedias jälginud, ma ütleks, et ligi 2 aastat. Sest et see on tõesti väga-väga äge agentuur, nad teevad väga ägedat asja ja ma panin isegi aasta alguses enda vision board'il, mis on kõige naljakam minu arust, aga aasta alguses ma panin oma vision board'il, et ma tahan see aasta tegeleda millegagi, mis on seotud videoga ja modellindus ja nii edasi ja saatuse tahtel ma sattusin sinna agentuuri ja see agentuur on mul reaalselt ka vision board'ile pandud. Nii et this shit works, aga ma sain selle võimaluse ja ma alustasin siis juulis ja sellest ajast saadik mu sotsiaalmeedia läkski täiesti down the drain ja ma kadusin suhteliselt maastikult ära. Vähemalt mul endal oli täiega selline tunne, et ma olin lihtsalt täiesti out of the picture. Ja tänasega siis sai see läbi. Mis on nagu täiesti surreaalne mõelda, et see sai juba läbi. See läks nagu niimoodi. See aeglaselt lendas. Mul ei ole ammu enam olnud sellist asja, et kuskil mingit tööd tehes mul aeg lendab tõesti, mul ei ole väga ammu seda olnud ja sellega mul oli see kogemus, nii et see ilmselt näitab, kui äge kogemus see tegelikult oli. Ja ma ei rääkinud teile ka sellest, sest et ma ei tahtnud väga nagu rääkida praktika kohast, sest et ma ei teadnud, mis nagu üldse toimub, mis edasi saab ja nii edasi. Ja kui ma teiega aus olen, siis ega ma praegu ka ei tea, et mis sellega edasi saab, kuhu me sellega edasi liigume. Ma ise sisimas loodan, et mingis vormis me nendega jätkame, sest et tõesti väga-väga äge, motiveeriv naisseltskond oli selles agentuuris. Ja tõesti, see on üks nendest seltskondadest, kellega ma iga kell teeksin ilmselt projekti. Who knows, mis edasi saab ja äkki ma lähen tagasi või äkki ma jätkan selles valdkonnas. Aga ma sain kindlasti väga palju uut informatsiooni üldse kogu selle valdkonna kohta, mida üldse vaadatakse casting utel ja nii edasi ja ma olen alati ju tahtnud seda teada, sest et ma ise olen tahtnud selles nagu sees olla. Küll aga ma olen tahtnud olla pigem selle modelli vormis. Aga nüüd ma vähemalt tean, mis seal taga siis on, mis arutelud seal toimuvad. Mul on natukene niisugust siseinformatsiooni, mis ma arvan, et kindlasti tuleb alati kasuks. Ja kui paljud teist mõtlevad, et oota, kas sa tööd ei tee või mis asja, et kuidas sa praktikal läksid, et sul on ju töö. Ma teen mingis mõttes freelancerina turundust, videoid ja nii edasi. Ja ma tunnen, et praktika on üks asi, mis ei saa kunagi mööda külgi maha joosta ja alati, kui on võimalus teha praktikat kuskil, siis ma haaraks sellest kinni. Eriti, kus see on koht, kus sa tead, et sa tahad jätkata tulevikus või sa tead, et sa võid saada mingeid kasulikke oskusi, siis iga kell, kui sulle antakse praktika võimalus, haara sellest kinni, sest et sa ei tea kunagi, mis sellest tulla võib, sa ei tea kunagi, mis kontakte sa võid saada, sa ei tea kunagi, mis oskusi sa endas võid avastada, nii et mina olen täiega praktika usku ja ma tunnen, et kui sul on võimalus töö kõrvalt teha praktikat, siis see on väga-väga kasulik kogu eluks. Ja seda ma endale sisestasingi, kui ma selle praktika vastu võtsin ja selle aja jooksul ma tundsin, et ikkagi ettevõte, YouTube, sotsiaalmeedia, üldse sotsiaalne elu, seda kõike balanssis hoida, pluss trenn, tervislik toitumine, kõik asjad, see on ikka päris raske. Nii et inimesed, kes näiteks Karin Larven, selle naise ees ma võtan mütsi maha iga kell, ta on täiesti ebareaalne naine, tal on täiskohaga töö, tal on koer, tal on elukaaslane, tal on sotsiaalne elu tundub väga aktiivne, tema sotsiaalmeedia on väga aktiivne, ta jõuab koostöösid teha ja ta ei släki mitte milleski, vähemalt siuke tunne jääb küll, nii et selle naise ees mina võtan mütsi maha, sest et praegu tehes seda sama praktiliselt, see on ikka väga raske ja te ei kujuta ette ka, mis selle alla kõik läheb. Kui sul on mulle mingeid küsimusi, siis alati jäta need kommentaaridesse või kirjuta Instagrami. Siinkohal ma ütlen teile, et Instagramis võib võtta natukene aega, et ma vastaks, aga ma üldjuhul seda ikkagi teen. Nii et
ja ma tahan kindlasti, enne kui ma selle video kokku võtan, oh my god, ma räägin nii palju, I am so sorry, aga ma tahan teile täiega panna seda südamele, et sisuloojad on ka kõigest inimesed, me oleme täpselt samasugused nagu teie kõik, meil on ainult 24 tundi päevas ja mul oli hiljuti kokkupuude ühe jälgija, ütleme jälgijaga, kes kirjutas mulle vormis, nagu ma oleks kohustatud talle vastama, nagu ma oleksin lihtsalt mingi asi, mingi nukk, kes peab tegema kõike, mida teised ütlevad ja see ausalt öeldes tekitas minus väga suurt hämmingut ja pahameelt, sest et ma olen täpselt samasugune inimene nagu kõik teised ja ma arvan, et ka paljud teist ei vasta kõigile inimestele, eriti kui sulle on kirjutatud väga lugupidamatult. Nii et ma tahan teile südamele panna, et suhtume üksteisesse ikkagi lugupidavalt ja üritame mõista ka teisi, sellepärast et teil ei pruugi aimugi olla, mis inimese elus võib toimuda tol hetkel ja me ei pruugi ka 24/7 istuda sotsiaalmeedias, vähemalt mina kindlasti sotsiaalmeedias 24/7 ei ole. Minu igapäevane sotsiaalmeedia kasutus on tund aega. Nii et siinkohal päriselt lihtsalt oleme üksteise vastu sõbralikud, lugupidavad ja mõistvad. See on kõik, mis ma öelda tahtsin. Ma arvan, et jah, ma olen saanud teile kõik ära rääkida, nii et ma loodan, et teile meeldis see vlog ja kui teile meeldis, nagu ikka, pane sellele like ja kui sa ei ole veel subscribe'inud, siis palun tee seda. Ma oleks väga õnnelik sinu üle ja kui sa liituksid selle YouTube'i famiga ja selle seltskonnaga siin, kogukonnaga. Ja ma loodan, et sul tuleb amazing päev või et sul oli ülihea päev ja mina näen teid juba järgmises videos. Bye!